tere! Ikka sõidame! Pauk käis ja... Pauk käis. Mis pauk? Tšau, tšau! Täna on siis november 15 ja oleme Phoenixis ja tõime siia sellise rulli metalli. Hetkel on 8 ja õues on 21-22 kraadi. Teile nägin sõjalennuk lendamas. Teadsid rääkida, et iga päev 8-12 hommikul, enne lõunat siis hommikul, tehakse siin neid harjutuslendusid. Trakk on veel nii must, et jube. Me oleme nüüd palju 1,5 kuud sõitnud ja pesus pole käinud, et peaks pessu minema. Aga ei ole nii lihtne, et sa lähed trakiga pessu, et neid ei ole väga palju, neid pesulaid ja aega ei ole ja meil juhtus äpardus. Tõstukimees sõitis meil kapi ukse küljest ära. Kapi uks oli lahti ja ta ei näinud, et see lahti oli ja sõitis küljest ära. Keeramine siia oli päris hea. Et siit majade vahelt sisse tulla ja keerata siia nurga taha. On päris keeruline. Siin on robot nüüd. Ma ei tea, mis robot see on, aga robot on. Sa oled ka robot või? Ma olen kuri, sa ei aita mind. Sa oled kuri. Sa ei taha mind aidata.
mina keerisin ühe, sina keerid teise. Okei. Okei. Hei! Kus me oleme? Hei. Idahos oleme. Idahos, jah. Idaho. Et andsime oma roboti ära suure kiiruga täna vihmaga ja läks nii kiireks, et ei tea, kas olekski siia uuele koormale järgi jõudnud, et nibin-nabin, üks trakk saadeti tagasi, kes 3 minutit 10 või 3 läbi 10 minutit jõudis siia, et 3-ni seal lubati sisse. Ja võtame siit peale sellised majasoojustus, mingisugused asjad, plaadid vist. Et siin nad neid kinnitavad, et käsk oli, et 18 rihma peame panema. Kaal on ainult 2000 kilo vist oli midagi, 2200. Aga 18 rihma. Autost välja minna ei tohi. Üks mees sai peapesu juba, käis kolistas hoovi peal ringi. Ma käisin väljas juba. Käisite autosse istuma tagasi tulla. Autos on küll palju istutud ja tahaks rohkem väljas käia. Ja siis kus meil see Viiamaja see koorem? See läheb Minnesotasse, Minneapolise lähedale. Palju sinna maad on? 1330 miili äkki või? Midagi taolist oli. Üle 2000 kilomeetris. Jah. Homme oleme kohal või? Nalja teed või? Spetšer viskas meid juba tanki. Andis meile eile koorma. Saime kell 2 selle roboti peale ja ütles täna hommikul kella 8 paluks kohale olla. 750 miili, 1200 kilomeetrit. Ja mis meie tegime? Meie tegime nii, nagu meie tahame. Meie jõudsime niimoodi, et kõige viimased oleme praegu siin. Ja et jutule võeti. Aga magada ka vaja. Meie ajame asju omamoodi, on ju? Jah. Nii on, jah. Palju meil sooja on praegu? Soojast ma ei tea midagi. Kohe vaatan. 70. Vaata, üks paneb sealt tagant risti. Et tegelikult ei ole kästud nii panna, aga me oleme näinud, et päris paljud panevad, eriti kui on pikk maa sõita. Ja koorem on nii kerge, et võib nagu nihkuda taha äkki või? Mis sa arvad sellest loost? Mina arvan, et me peaksime ka nii tegema. Sest me oleme mägedes ja me võime viimase paki muidu ära kaoda. Ei, mina ei arva, et me nii peaks tegema. Risti me ei peaks panema, aga me peaks panema ühe rihma. Vaatame. Tagant üle. See mees on nagu päris töömees, vaata. Jah. Nüüd hakkab kohe meil see saama valmis kinnitatud. Vaatame, kuidas see töömeestel õnnestub see asi. Sinna üles tuleb see corner panna. Et see edge protector, et see ei kahjustaks seda loadi. Meil siin profid praegu tegelevad sellega. Väga hea. Tuli hästi välja või? Jah. Jah, okei. Järgmine. See on päris palju rihmasi vaja panna.
tšau! Oleme nüüd Minnesotas, Minneapolise lähedal. Jõudsime oma koormaga kohale. Tegelikult jõudsime ammu juba kohale. Kokku sõitsime 1300 miili, millegiga 2100 kilomeetrit, et mingi 2 päeva ja 1 päev oli vaba. Et koorem on natukene vist viga saanud, sealt ülevalt oleme liiga kõvasti pingutanud, aga tahaks loota, et võetakse vastu ilma probleemideta. Täna on esmaspäev ja varsti on meil pühad, nii et saame jälle koju. On hea meel, et esmaspäev on või? Nii hea meel on, esmaspäev hommik on. Et kõik asjad on meil õnneks korraks ka. On jah. Nad ei näe seda, ma arvan. See ei ole nii hullusti, ma arvan. Nüüd on natuke tagasi nagu tõmmanud, aga no mõned kohad on ikka sügavalt sees. No, eks see näha ole lähimatel minutitel, et mis saab. See, et tõmban need strapid maha sinna teisele poole. Okei, ma lähen panen järgmise aadressi sisse. Sa paned aadressi, aga sa neid kokku ei taha keerama hakata. Tahan või? Uus ei ole enam soe ka ju. Toos on küll. Ma lähen panen aadressi parem. Uue aadressi või? Uus laud on meil olemas või? Uus on olemas Wisconsinist Wisconsinisse. Wisconsinisse? Me läheme siit Wisconsinisse. No jah, siit mingi 60 miili või? See on ligidal. No jah. Selge, võtame koorma maha ja vaatame, mis edasi saab. Et saime paberitele allkirjad ja on okei, et sealt ülevalt on natukene nurkadega ära vajutatud, et ei olnud nagu mingit probleemi sellest.